rahvaraamat. Ja nüüd ma olen kettas, näeb veits välja nagu mingi verine muusapuu. See on selline comfort food. Ja milline jõulutegevus väsitab sind kõige rohkem? Tere hommikust, käes on 15. detsember ja ma tervitan teid oma vannitoast, kus ma hakkan kohe oma uue Joiki Riibust Collagen Skin Plumping Oil seerumiga tegema guasha rutiini. Oi, ma magasin täna kaua ja ma lasin endal magada, sest et ma teadsin, et see on mulle igal juhul hea ja vajalik. Nii et ma tõusin alles natuke peale kella 10. Aga ma arvan jah, et see oli igati vajalik uni ja pean ütlema, et ei ärganud kõige parema meeleoluga enda vea tõttu ka muidugi. Et ma võtsin kohe ka telefoni ette ja läksin vaatama, et kuidas mul TikTokidel läheb. Mul on Kirstordil konto ja siis enda isiklik konto ja mõlemasse ma panin eile reelsid, mitte reelsid, TikTokid üles. Ja siis ma läksin vaatama. Ja siis ma sain aru, et ma ei oleks pidanud vaatama. Praeguseks ma olen sealt need nõmedused kustutanud, nii et otsima pole mõtet minna, aga okei, isiklikul kontol ma lihtsalt pean nagu vaatamas käima, et ma ikkagi seal inimesed tihti küsivad ka mingid, kust ma midagi saanud olen või nagu päris infot on ju, millele oleks kena vastata. Aga ma mõtlen küll, et Kirstordil kontol võib-olla ma lihtsalt nagu ei peakski neid kommentaare üldse lugema. Et TikTokis nagu inimestele lihtsalt väga meeldib nokkida ja ilkuda ja avaldada arvamusi, mida mitte keegi ei küsinud. Mis seal Kirstordil kontol oligi tulnud siis viimase selle TikToki alla, et said villas palju ilusam, mis sinuga juhtunud on. Et ja siis 5 laiki sellel kommentaaril, et nagu miks? Ilmselgelt sa kommenteeridki seda selleks, et ma tunneksin ennast halvasti, et see ega seal mingit muud mõtet ei olegi. Ja mida ma valetan? Selles suhtes jah, korra tundsingi halvasti, oligi mingi, ei tea. Selles suhtes läks üle, see konto nimi on Tuha Juhan, millest me räägime, on ju. Et ilmselgelt nagu mingi õnnetu inimene ja ma ju tegelikult tean neid kõiki asju, aga nagu korraks selles hetkes oled ikka mingi nagu miks? Et tegelikult samal ajal mul on ju, ma ei tea, 20 inimest, kes kirjutavad mu video alla, et oh my god, kui ilus meik sul tuli ja kui hea sa välja näed selles kleidis ja mis iganes on ju. Et tegelikult peaks nagu keskenduma igal juhul sellele ja kõigele positiivsele tagasisidele, mida ma saan. Isikliku TikToki all oli lihtsalt mingisugune reaalselt ilkumine selle üle, kuidas ma ütlesin telaks. Mis on minu arust normaalne, kuidas seda sõna öelda. Ma isegi ei viitsinu. Mine ära lihtsalt, mine ära. Igatahes ma lugesin neid asju esimesena ja siis ma olin mingi okei, nägemist. Ma ausalt öeldes rääkides ei saa lugeda mitu korda ma mingit guasha liigutust teen. Igal juhul see õli toimib väga hästi ja ma olen nii rahul, et see just praegu mulle tuli, sellepärast et nüüd ma hakkangi sellega igal juhul seda guasha rutiini tegema. Ja ta on nii mõnus niisutav ka. Igatahes sorry, nüüd ma lihtsalt tulin oma nagu mingi negatiivse energiaga siia vlogi algusesse ka, aga ei läheb paremaks, ma pean sööma ja küll nagu küll see meeleolu ka tõuseb, et tegelikult puhanud ma olen, mu Ultrahuman sõrmus näitas mulle ka, et mu skoor on väga hea, 82 on see nii-öelda valmisolek päevaks, mis on super. Uni oli hea. Ei ole vaja siin üldse stressata. Tänaseks hommikusöögiks on keedumunasaiad. Ma lihtsalt ei suutnud midagi muud välja mõelda. Üldse mul on viimasel ajal hommikusöögiga mingisugune plokk. Ma ei suuda nagu midagi põnevat mõelda ja siis see hommikusöök ei ole väga exciting mu jaoks viimasel ajal, mis muidu mulle väga nagu hommikusöök meeldib. On aeg avada advendikalendrid. Tulla sama esimesena. 15. Rosenthal Organics niacinamidi seerum. Selline. No, see kulub igal juhul ära.
ja Maria advendikalendrist on mul siis täna kõige suurem pakk. Et suuruselt lihtsalt on kõikidest teistest suurem. Raskust on. Ma ausalt öeldes ei kujuta ette, mis on. Rahvaraamat. Better than the movies. Selline raamat. The Boy Next Door is not movie romance material. Wes has been irritating Liz since they were kids, but now it's senior year and he's made friends with Michael, her forever crush. Her annoying neighbor is her ticket to scoring the prom date of her dreams. Scheming together to win Liz her magical moment, they discover they actually like spending time together. As they grow closer, will Liz need to rethink her happily ever after? Grumpy Sunshine and Boy Next Door feels in the global hit that's better than the movies. Okei. Nii et selline romance novel. Lynn Painter on see autor ja siin ütleb New York Times best-selling author. Väga põnev. Ausalt öeldes. Siin mingid paar küsimust olen näinud lugemisega seoses ja see aasta täiesti jäänud maha sellest lugemisrongist. Kuidagi ei ole võtnud seda aega. Ei saa öelda, et ei ole olnud aega. Aega on täpselt sama palju nagu eelmistel aastatel on olnud, aga ma ei ole prioritiseerinud lugemist. Ja kui ma olen ka lugenud, siis rohkem mingisuguseid psühholoogia teemalisi või selliseid self-help bukke ja kuidagi ilukirjandus on täiesti tahaplaanile jäänud ja tegelikult on kurb ja mul on riiuliski mingi, ma ei tea, 4 raamatut vähemalt, mida ma ei olegi veel lugenud ja võiks, ei isegi rohkem 5 vist. Kusjuures äkki täna õhtul teeks mingi lugemisõhtu või homme. Samas praegu on veits keeruline sellepärast ka, et õhtud lähevad mul tihti nende vlogide kokkupanemiseks. Et siis ma prioritiseerin nagu muid asju. Aga väga lahe mõte, et raamat panna siia. Ja ma tunnen, et ma olen täiesti surnud, kuigi nagu ma ütlesin, ma magasin rohkem kui tavaliselt ja nagu ülikaua. Ja mu see readiness score näitas, et ma olen päevaks valmis. Muide, ma pean ütlema, issand, mul praegu ka, ma panin põlema selle kuusapuuküünla. Ja see kodulõhnastaja ka. Nad annavad siia tuppa lihtsalt nii mõnusa jõulusa kuusalõhna. Nagu lõhnadel on nii suur mõju. Kohe, kui ma nagu tundsin seda kuusalõhna siin, kohe on nagu rohkem siuke mõnus cozy meeleolu. Nii et põletage küünlaid. Okei, aga vaatame, mis seal Red Bulli advendikalendris on ja seda ma ju ei avanud ka eile. Nii, 14. Apricot strawberry, watermelon. Ma täna alustan väga hilja oma eilse vlogi kokkupanemisega. Kell on 1:30 ja ma panen seda alles kokku ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma jagan oma frustratsiooni ikkagi ka siin, sest et see on osa mu päevast. Ma ei tea, mis selle kaameraga toimub täpselt ja ma juba arvasin, et ma olen lahenduseni jõudnud, aga tundub, et ma siiski ei ole. Ma filmin Canon PowerShot V1-ga. Ja ma olen pannud need seaded niimoodi, et need failid ei oleks liialt suured. Et ma ei filmi full 4K-s. Sellepärast, et mu arvuti, mu MacBook Airikene, mul ei ole Pro, mul on MacBook Air, ta lihtsalt ei ole mõeldud selliseks tööks ja ta ei veaks neid faile välja. Ehk siis mul on juba seadistused tehtud, et need failid ei oleks liiga suured. Ja millegi pärast ta otsustab vahepeal filmida suured failid, ilma et ma oleks mitte midagi muutnud. Nagu ma ei muuda seadetes igapäevaselt mitte midagi. Käisin, vaatasin just üle ka, ei kõik näitab nagu, et on sama, nii nagu peab. Ja need failid on lihtsalt suuremad. Siis ma juba vahepeal arvasin, et asi on mälukaardis. Et mul oli üks odavam mälukaart. Mõtlesin äkki sellel, siis need näitajad ei ole nii head, kuigi enda arust ma olen kõik nende samade näitajate kostnud, mis peavad olema. Et see mingi kirjutamiskiirus oleks hea, whatever.
ja nüüd ma hakkasin seda eilset vlogi kokku panema ja siin on jälle mingisugused suured failid. Nagu ilmselt enamusele teist ei ütle see mitte midagi, aga üks 6-minutiline video ei peaks olema 2 gigabaiti. Nagu that's too big. Ja nüüd ma pean raiskama eraldi aega, ilmselt te kuulete, mu arvuti mühiseb. Pean raiskama eraldi aega, et konvertida need failid väiksemaks, et mu arvuti üldse välja veaks seda, et ma monteeridagi saaksin. Ehk siis see võtab veel omakorda aega, et ma kõiki neid videosid väiksemaks konverteerin ja siis ma saan alles monteerima hakata. Ja ma olen nii frustreeritud, sest ma tunnen, et ma ei oska seda lahendada ja ma ei saa aru, see ei sõltu minust, miks see vahepeal teeb mingit sitta ja ma olen närvis. Ja teist mitte keegi ei saa ilmselt mitte midagi teha. Nii et see on täiesti mõttetu info, aga ma lihtsalt jagan erinevaid osasid oma päevast. Just oli tore advendikalendrit avamine ja nüüd ma olen kettas. Teate, mis ma mõtlesin, et ma teen? Kuna see maalimine mulle nii väga meeldis üks päev, siis ma tahtsin uuesti maalida. Aga ma ei tea, ma võiks tegelikult jõulukaarte ka veel teha, aga mul tuli hoopis üks teine idee. Nimelt, ma üks päev vaatasin, et kas ma siis ostsin nüüd Hemtexist need nimesildid, mida kingituste külge panna või mitte. Mulle tundub, et ei ostnud või siis ma olen need ära kaotanud. Eelmisel aastal, kes mäletab, siis ma kaotasin ka ära, igatahes. Mul ei ole neid nimesilte praegu. Ja siis ma mõtlesin, et ma võiksin ju ise maalida nimesildid. Et ühel pool on nimi, teisel pool pildike. Ja ma tean, et tegelikult see on selline asi, mis visatakse ära. Aga ma rohkem praegu tahakski lihtsalt nagu enda lõpuks neid teha. Et mul ei olegi oluline, et keegi selle alles hoiaks, kuskile paneks. Ma lihtsalt nagu tegevusena nii väga naudin seda. Ja ma mõtlesin, et ma teen sellised pisikesed, nagu kaardikesed justkui siis. Aga nimesiltide kujul. Ainus jama asi, mis on see, et mul ei ole augustajat. Ja ma tahaks ilusad augud teha sinna, kust see pael läbi nagu tõmmata, on ju. Aga mul ei ole ja võt see on nüüd see osa, kus ma ei tea nagu, kui professionaalse välimusega need jäävad. Aga ma annan endast parima.
nii, mul vist need maalimisminutid on nüüd tänaseks tehtud. Ja mis meil siis välja tuli? No inspireerituna nendest jõulukaartidest tegin ma 2 sellist, seda valgust ma pean kohe kindlasti vähemaks tõmbama, et üldse midagi näha oleks. Ma ütlen, need augud rikuvad selle asja ära, aga ma loodan, et kui ma siit panen paela läbi, siis äkki it's not that bad. Teine tuli siuke lillakam. Siis ma tegin 2 sellist lipsukestega. Siis ma tegin 2 tükki pärgadega. Siis tuli veel üks selline kuusega ja ma natuke kahetsen, et ma sinna seda punast pritsisin veel, sest see näeb veits välja nagu mingi verine kuusapuu, aga no ma loodan, et kes iganes selle saab, siis ta ei näe seda niimoodi. Siis tegin veel ühe sellise. Ja siis no need 2 on nagu natuke lambised, aga no sellised. Nii et 10 tükki kokku vist või? Jah, päris korralik. Nendest peaks mul jaguma kõikidele inimestele, kellele mul veel see aasta kingid on teha. Keegi uuris, et kas ma teen kõikidele sõbrannadele kingitused. Päris kõikidele ei tee, kuidagi nagu kõigiga ei ole sellist traditsiooni ja see on kuidagi nagu jooksvalt läinud nii, et osadega teen, osadega ei tee, kõiki päris ei näegi jõuluajal. Et jah, mitte päris kõigile, aga enamustele küll. Ja siis muidugi pereliikmed. Vot, nüüd on mul tegelikult kõht väga tühi ja täna ma teen õhtusöögiks kanaorsot. See on Katriini retseptiraamatust. Katriin on mu sõbranna, kes on siis wellness platvormi looja Women Wellness. Kunagi ma sain ühe challenge'i raames siis üks online retseptiraamatu ja seda retsepti on ta jaganud tegelikult Instas ka. See kanaorso, see on üks mul lemmikuid asju, mida teha. See ei võta väga kaua aega, see on väga lihtne teha ja see on ülimalt maitsev. Üks asi, millest mul on kahju, mida mul täna ei ole, on värske basiilik, mida mulle muidu meeldib sinna peale panna. Et seda mul ei ole, aga mul on pestot. Ma mõtlesin, et ma ei ole varem pestot sinna sisse pannud, aga võib-olla täna natukene panen. Nii et igal juhul hakkame kohe varsti seda tegema. Tegelikult ma olen ilmselt seda juba varem siin näidanud ka seda retsepti ja ma olen seda teinud lihtsalt nii palju selle aasta jooksul, et kindlasti kuskil blogis on see sees olnud, aga lihtsalt kiirelt käin üle, et mida sul vaja on. Kana, siis päiksekuivatatud tomateid. No minul on siis täna siin ka pesto, siis kookospiima, orso pastat. On siin isegi mingisugused erinevad. Ma ei tea, kas sellest mul täna jagub. 2 küüslaugu küünt ja võid, maitseained ja ka rohkem ei olegi. Noh, kui saab, siis värske basiilika ja peale riivimiseks võiks olla kõva juustu. Ja ülejäänu ma panen teile siia muusikaga. Ja kui mul on meeles, siis ma lingin Katriini Reelsi selle sama retsepti kohta ka alla. Vaatame, kuidas see õhtusöök välja tuli. Aku saab kohe tühjaks. Oh my god. Kui sa ei ole seda kunagi teinud, sa pead seda tegema. See on selline comfort food. See maitseb nii hästi.
tunniajane video on vaadatud, see oli nii mõnus. Üldse ma tundsin lihtsalt nagu, et nii mõnus ja hubane on ja toit oli nii hea ja siis need geisha kommid sinna otsa. Ideaalne õhtu. Aga ma panen teile kõigepealt siia Maria mitme päeva advendipakkide avamise. No nii, mul on täna 3 pakki avada, sest et tipud olid haiged ja ei olnud mingit head setupi. Ma oleks saanud vetsus kuskil filmida, aga ja tegelikult seda 11 ma olen tegelikult juba avanud. Ülejäänusid mitte. Ja siin siis oli võtmehoidja. Hästi adorable võtmehoidja. See kirss. Täiega armas. Et plaan on täitsa vist hakata kollektsiooni pidama, et siuke üks korralik rõngas ja siis selle külge riputada palju erinevaid siis võtmehoidjaid. Oli plaan. Nii, järgmine on siis 13. Et need on siis, need 2 pakki on need, mida ma nüüd teiega koos esmakordselt avan. Ma üritan nagu ära arvata, mis see on, aga I have no idea. Okei, me läheneme vaata 24. Ja siin on punane huulepulk Maybellinilt, toonis Wicked. Love it. Ma olen siiamaani 2 vahel, kas ma see aasta jõulud olen punase huulepulgaga või mitte. Meie jõuludel peame tavaliselt niimoodi, et jõululaud, värgid, särgid ja siis lapsed, mina, mees, me oleme lihtsalt pitsaamades. Siis teeme palju vahvaid pilte, filmime, kuidas me kinke avame, lollitame, mis iganes. On siuke hästi chill õhtu. Ja ma mõtlengi, et siuke jõulupitsaama ja punane huul oleks ka tegelikult nagu siuke festive. Nii et kulub ära küll ja no Sky High on üks lemmikuid ripsmekaid niikuinii. Mul vist on täitsa mitu tükki olemas. Maybe ma kingin selle edasi oma emmele. Maybe. Või varuks. Aga see on amazing. See on siuke kombo, nagu jõulu perfect kombo. Ja siis 15, mis ühtlasi on ka tänane kuupäev, 15. Ma ikka ei saa üle sellest pakendusest. So cute. Täiega cute. I love it! Look at this! See on see Barbie font, see mis ütleb Barbie. Aga nagu ütleb Maria. I love it! I love it! Ma nagu paneks kaela. Okei, päris kaela ei paneks, natuke too much, aga oh my god! Ma alles rääkisin võtmehoidjatest. I love it. See on perfect. Kaisa. I love it. Siis mingi Shiglam'i toode. Crystal Jelly Glaze Stick. Oh, ma saatsin TikToki. Starlight Silver. Ma arvan, et seda konkreetset ma näitasin või saatsin TikToki Kaisale selle koha pealt. Kas see on see selline, mis on paindub vaata igale poole. Vist on jah. Oh my god. Ma pean kuskil nagu näitama ka seda. I love it. See on täiega festive ja noh. Minul tegelikult vahet ei ole, kas see on jõulud või millal. Mina olen sparkly everywhere all the time. Näed, ma mingi isegi ei hakka seda pühkima kusagil. Mul on nagu, et I want to be glittery as, I don't know, as a diamond. Oh my god, nii palju ilusaid asju. Mul on nii hea meel, et Mariale see võtmehoidja nii väga meeldis ja teised asjad ka muidugi. Aga kus ma tahtsin jõuda tegelikult on see, et näidata teile ära siis viimased advendipakid, mis lähevad loosi siis järgmisel pühapäeval. Ja välistatud ei ole see, et siin veel lisaks sellele mingisugust loosi ei oleks tulemus. Aga
advendipakk number 1. Siin on kõigepealt siis kollageeni ja hüaluraanhappega toidulisand. Ma ütlen kohe ära, et see pakk sai mul natukene kannatada, aga ma luban, et söönud ma siit seest ei ole. Täiesti uus pakk. Ja siis on siin selline Armani kosmeetikakott, kust seest leiab lõhnalise kehakreemi ja 15 milliliitrise parfüümi. Nii et selline ilupakikene. Ja lisaks läheb loosi 2 Maybellini kingikotti. Et kes on podcasti kuulanud, siis see pakk on samasugune nagu ma seal detsembrikuu vältel välja loosinud olen. Et Maybellini Sky High ripsmedušid. Valgus on üsna halb, nii et ma vabandan, aga üks on siis sädalusega ja teine on musta värvi. Siis Maybellini Grippy Primer. 2 eritoonis Eraser Concealer. 2 erinevas toonis minu lemmik Lifter Sticks kontuuripulk. Siis Vinylink huulepulk. Ja Sunkisser põsapuna, kreempõsapuna siis. Nii et selline Maybellini pakk ja neid on siis 2 tükki loosi minemas. Nii et jätkuvalt kommenteeri videot alla. Kõik kommentaarid lähevad arvesse, ükskõik mis sa sinna kirjutad. Ja kuna mul läks täna video hiljem üles, siis praegu ei ole sinna küsimusi veel tulnud. Aga ma lasin ChatGPT'l mõned jõuluküsimused mulle välja pakkuda ja kuigi seal oli väga palju selliseid küsimusi, millele ma olen juba vastanud, siis ma otsisin mõned välja, millele ma enda teada ei ole varem vastanud. Milline jõululõhn seostub sinu jaoks kõige rohkem lapsepõlvega? Ma ütlekski, et üks on kindlasti päris kuuselõhn. See vist isegi kõige rohkem, sellepärast et ma tean, et ma nagu lapsena käisin lausa seda kuuske nagu nuusutamas, et tunda nagu seda jõulumeeleolu ja elevust, et see tekitas minus elevust. Ja teine ma ütleks, et hapukapsas. Et minu kodus ikkagi meil ei ostatud seda valmis purgis praekapsast, vaid see hapukapsas, mida hautati pool päeva ja siis terve kodu oli seda hapukapsa haisu, lõhna, kuidas kellegi jaoks on ju, täis. Nii et see kindlasti ka on minu jaoks jõululõhn, aga no ma arvan muidugi, et enamus eestlaste jaoks. Et jah, midagi super erilist ma siin küll vastata ei osanud, aga need 2 olid minu jaoks esimesed, mis meelde tulid. Milline jõulukaunistus on sinu absoluutne lemmik? Ma tahaks kohe öelda, et terve see kuusk, mis mul on, et see kindlasti loob minu koju kõige rohkem meeleolu, aga kui ma nüüd pean ikkagi sammukese edasi minema ja valima ühe lemmiku, siis see oleks see Praha kuulikene, mille ma eelmine aasta Prahast ostsin. Et lihtsalt see, et see sümboliseerib minu kõige esimest üksinda reisi, see, et see oli nii äge reis, nii jõulune, selline elamus minu jaoks. Et see ehe lihtsalt sümboliseerib seda ja toob mulle kõik need mälestused tagasi. Nii et ma arvan, et see on kõige tähendusrikkam ja erilisem. Ja milline jõulutegevus väsitab sind kõige rohkem? Ma pean ütlema, et piparkookide tegemine. Et see on alati selline, et ta tundub mulle nagu mõttena hästi vahva ja tore. Ja alguses ta kindlasti ongi. Aga siis, kui seda tainast on muudkui veel ja see ei lõppe otsa, siis nagu lõpuks ei viitsi vorpida neid. Ja siis muidugi tuleb jälle see tore osa, mis on kaunistamine, aga isegi see, kui sul on liiga palju piparkooke, mida kaunistada, siis see ka väsitab lõpuks ära ja siis see glasuur ei tule sealt tuutust korralikult enam välja. Ühesõnaga, see, kui ma saaks teha, ütleme, 7 piparkooki,
et ma saaks 7 piparkooki otsast lõpuni teha, siis see oleks fun. Aga kui ma pean terve taidna ära tegema, siis lõpuks ei ole enam fun. Vot. Aga siis ma siinkohal lõpetan ja näeme juba homme jälle. Tšau!